Indrek Kallo EAS-i ekspordidivisionis töötan ja vastutan siis ekspordi nõustamise teenuste eest ja ka siis meie väliskontorite eest. Tänase seminari teemaga on ka mul väike kokkupuud, et ennist räägiti UK Trade and Investmentist, siis töötasin ise seal viimased 1,5 aastat tagasi tulin ära, aga enne seda töötasin 6 aastat siis seal Balti üksuse juhatajana abiks siis Briti ettevõtted, kes tahtsid Balti turule tulla. Et ma arvan, mis Briti turgu puudutab, siis oluline sõnum on see, et kasutage neid võimalusi, mis on loodud nende tugistruktuuride näol, kas siis EAS-i, Briti-Eesti Kaubanduskoja, UK Trade and Investi, meie saatkondade, aukonsulite ja nii edasi, et ei pea ilmtingimata üksi punnitama, aga te peate vähemalt selle vastutuse võtma, et ise teete ja tahate seda kindlasti teha. Aga mina räägiks siis pigem nagu üldiselt, et mis tüüpi abi eksportöörid üldse saavad EAS-ist, et millega me seal tegeleme, mis teenused meil on ja kuidas me saame aidata teid siis selle esimese müügini või siis turu osa laiendamisel siis eksporditurgudel. Et mis valdkondades me üldse nagu tegutseme, on põhiliselt siis 3 sellist suuremat nii-öelda gruppi, on koolitused, infoteenused, on ärivõimaluste loomine ja siis ka ekspordi nõustamise teenused. Et me ei ole neid päris nii-öelda juhuslikult valinud, vaid miks just need konkreetsed valdkonnad on sellepärast, et mõned aastad tagasi sai siin tehtud üks suur uuring, mille viis läbi Riigikantselei ja uuriti, mis on siis põhilised takistused Eesti ettevõtetel eksporditurgudele minemisel. Ja sealt selgus, et suur probleem on see, et puuduvad vastavad teadmised, kuidas ekspordiga tegeleda, millega üldse siis on vaja seal rinda pista ja mis teadmisi omada. Siis tuli sealt välja ka see, et paljud ettevõtted ei tea, kuidas ikkagi siis konkreetsel turul nende ärivõimalusteni jõuda. Ja 3. suur valdkond oli see, et puuduvad kontaktid välisturgudel. Et kui tahta ikkagi minna näiteks Suurbritannia turule, pole kunagi kokku puutunud ja ei tea kedagi sealt, siis olgem ausad, on see väga raske. Ja sellepärast me nende kolme valdkonnaga tegelemegi, et siis aidata ettevõtteid kasutada seda kompetentsi, jõuda ärivõimalusteni ja viia neid kokku ettevõtetega, kes seal turgudel on. Et koolituste info poolelt on siis natuke sellist nii-öelda inglise keeles öeldes off the shelf information, et nii-öelda seda riiulist infot, mis on siis ette valmistatud, on erinevad näiteks faktilehed tehtud meil, seal on erinevad valdkonnad ka, ehitusmaterjalid, puitmajad, IT, edasi ja siis vastavad liikide kohta seal ka. Et selle info leiate EAS-i kodulehelt ekspordi valdkonna alt ja saate vaadata, kas teie valdkonna kohta on seal olemas midagi. Et see, ütleme nii, et see ei ole nagu väga hea lahendus, kuna kogu see nii-öelda riiulist info avada täpselt märki teie ettevõtte valdkonna osas või siis selle turu kohta, kuhu te tahate minna, on üsna nagu raske ja kogu maailma, kõikide turgude osas katta on pealt võimatu. Ja lisaks on see aspekt ka veel, et me võime mööbliturust rääkida, aga kui te tahate teada, kuidas ikkagi on näiteks puitmööbli, ma ei tea, puitköögimööbli
segment sellest turus, et siis sellest üldisest infost on abi, aga ta ei ole väga kasulik. Sellepärast me väga sinna täna ei panusta. Siis me tegeleme veel sihturu seminaridega nagu täna siin, et ettevõtetele tuua seda infot koju kätte, et kuidas siis erinevatel turgudel toimetada, kuidas on selle ärikultuur, millega tuleb rinda vista, nii nagu me täna siin proovime teile seda infot kätte tuua. Ja siis üks asi kindlasti, mida ma soovitan teil vaadata, on ekspordi käsiraamat. See, kui teil ei ole õnnestunud seda paberkujul saada, siis ilmselt täna te enam seda ei saa ka. Aga sellest on ta kätte saadav elektrooniliselt, saate oma tahvelarvutisse või telefoni või arvutisse siis selle alla tõmmata, lennates eksporditurule lennukis, saate seda sirvida, lugeda. Ja see käsiraamat siis käib läbi kõik need eksportimise aspektid algusest alates kuni siis nii-öelda lõpuni välja. Ja mis on selle juures eriti hea on see, et seda on üritatud ka siis erinevate Eesti ettevõtete edulugudega ja siis ka mitte nii edukate lugudega, et õppetunnid erinevate firmade kogemusest siis. Et jah, et see on Androidi ja iPhone'is ja igal pool on nagu kätte saada, et selles mõttes üsna hea materjal. Ja siis on ka koolitused. Meil on, kui ma nüüd ei eksi, on 8 moodulit ühepäevaseid koolitusi, kus me siis käime ka põhiliselt siis alustavate eksportööridega läbi erinevad eksportimise aspektid, alates siis ekspordiplaani koostamisest kuni kontaktide leidmiseni, ka selleni, kuidas käituda messidel, seal ka e-kaubandus ja mõned valdkonnad veel. Et see info on ka nendel paveritel, mis me sinna laudadele panime ja on ka internetis kätte saada. Et nende koolitustel ma eksin väike tasu ka, vist 20 eurot oma osalus. Ja siis on ka pikemaajalisem programm, mis on suunatud siis juba ettevõtete ekspordijuhtidele, et nad saaksid oma kvalifikatsiooni tõsta ja paremini ja mõtestatumalt siis tegutseda oma valitud ettevõttes. Mis on selle juures hea on see, et see on kaugõppe vormis, 18 kuud pikk ja see toimub siis koostöös 2 ülikooliga, üks on siis Suurbritannias ja teine Kanadas. Ja praegu meil see programm käib, seal on 25 ettevõtted on seal programmis sees. Et nüüd ma ei oskagi öelda, kas see jätkub või mitte, aga hetkel sinna juurde ei saa. Aga ma loodan, et ikkagi otsustab veel jätkata. Siis on ärivõimaluste loomine. Üks lihtne moodus jälle, kuidas saada endale kontakti juurde, on see portaal Trade Estonia, mis siis sisaldab igasugust infot Eesti kohta ja seal on ka andmebaas 1400 Eesti ettevõttega. Et ma loodan, et peale tänaspäeva 1450-ga, et te saate ise seal ennast registreerida, teha oma ettevõtte kohta profiili ja mis meie teeme, siis on see, et meie turundame seda internetis, et välisostjad jõuaks sinna lehe peale ja siis saaksid sealt endale leida sobiva Eesti partneri. Siis on selline teenus meil nagu sourcing koodnimega, mis siis maakeeli tähendab seda, et me proovime tuua Eestisse ostujuhte, kes siis siit sooviksid midagi osta. See võib olla lihtne päring, kui keegi tahab leida, ma ei tea, mis iganes, ütleme, et keegi tal voldikuid trükis. Saame siis, meie siis saadame, otsime välja kõik trükikojad, kes teevad neid
ja saadame siis konkreetsele ettevõttele selle info ja ettevõte saab ise edasi. On ka suuremaid projekte, kus me teeme mingisuguse ürituse või asja. Ma toon ühe näite, novembris on tulemas Volkswagen Grupp Eestisse ja nad otsivad uusi tarnijaid endale. Et siis meie roll oli seal see, et me aitasime Volkswagenil siis kaardistada kõik need ettevõtted, kes tarnivad autotööstusele ja kellel on vajalik sertifikaat olemas. Siis nemad omakorda valisid sealt välja need ettevõtted, kes neile huvi pakuvad ja meie siis leppisime kokku nendega, selgitasime välja Eesti ettevõtete huvi ja kutsusime nad siis sellel üritusel novembris. Et jällegi alati parem müüa, kui keegi tahab sult osta, kui ise minna pakkuma. Eesmärk siis see, et nad tuleksid just Eestisse, otsiksid siit, mitte kuskilt mujalt. Ja mis välisettevõtte jaoks muidugi on pluss see, et keegi filtreerib neile välja, nad ei pea ise seda musta tööd tegema ja saavad juba siis õigete firmadega, kes suudavad seda konkreetset asja teha ja on huvitatud. Siis on meil selline võimalus, et viime ettevõtteid konkreetsele turule kontaktreisi raames, mis tavaliselt on siis sellises formaadis, et on 8 ettevõtet, kelle me viime siis konkreetsele turule ja aitame siis neil leida seal tavaliselt kuni 3 potentsiaalset klienti. Lisaks on veel ka seminar, kus siis tutvustatakse juba detailselt, kuidas seal turul toimida ja ka külastused mõnda siis organisatsiooni või ettevõttesse. Et siuke esmane turule minemise kogemus, et saada sealt tunnetus, kuidas asjad toimivad, mida seal teha ja saada juba ka potentsiaalsete klientidega natuke juttu puhuda. Siis üks valdkond, kus me hästi palju tegelikult panustame ja nii ressurssi kui oma aega on Eesti ühistendid välismessidel, siis rahvusvahelistel välismessidel. Et seal me siis, EAS-i roll on see, et me broneerime pinna, ehitame ilusad boksid ja siis korraldame kogu selle tehnilise töö ära ettevõtete eest. Ja ettevõtted saavad siis juba tulla sinna messiboksi ja mis on väga viisakas ja on kõik nagu panna ainult oma asjad sisuliselt välja ja saavad seda väga soodsatel tingimustel teha. Et ma arvan, et need, kes on käinud messil, need teavad, milline kulu see võib ettevõtte jaoks olla. Et mitte ainult messipinna rent, boksi ehitus, vaid ka kõik kulud, kuidas tooted sinna saada, kuidas mitu inimest sinna panna, kui tavaliselt ka kui mess toimub, siis on hotellihinnad laes ja selles mõttes ei ole see üldse nagu odav lõbu, et selle jaoks, et me ettevõtted ikkagi saaks nendele headele välismessidele minna, oleme selle lahendusega välja rohkem. Ma mõne ette pärast räägin ka sellest, kus me oleme. Ja siis on meil ka üks siuke nii-öelda sisuliselt teenus on ekspordi buldooseri programm, kus me aitame siis ettevõtet pikemaajalisel perioodil, tavaliselt 6 kuu jooksul nõustamisega, kus me võtame siis vastavalt turult konsultatsioonibüroo, kes teeb Eesti eksportööriga tööd, valmistab nad ette, aitab seal pakendite ja muu asjaga, siis lisaks loomulikult turuinfoga, kontaktidega ja viib siis kokku Eesti eksportööri potentsiaalse partneriga ja eesmärk on see, et selle perioodi lõpus on siis edasimüügileping sõlmitud ja kaup liigub. Nii, messidest siis sellel aastal me oleme 10 messil, järgmisel aastal 16 ja ülejärgmisel 13 messil. Et need valdkonnad on väga erinevad, siin näete
Mobile World Congress Barcelonas, mis on IT-mess ja Eesti jaoks ülimalt oluline, et nii riigi imidži ehitamiseks kui ettevõtetele ekspordivõimaluste loomiseks kui ka investeeringute ligi meelitamiseks. Lisaks on meil messid ka näiteks mööblivaldkonnas, see on siin konkreetselt Kölni mööblimess ja siis veel on paadimessid Hanseboot ja Boot, mis on mõlemad Saksamaal ja siis suunatud nii-öelda väikelaeva ehituse sektorile. Ja üks pilt on meil siit Prantsusmaalt, mis on logistikamess ja lisaks on meil 2 allhankemessi, üks Soomes, üks Rootsis, ehitusmaterjalide mess Rootsis ja Inglismaal on Ecobild, kas meil järgmine aasta on ka see plaanis? Ei ole plaanis. Ja siis on, mis meil veel on? Jah, põhimõtteliselt on need põhilised valdkonnad, logistika, see on Transrational logistikamess Venemaal ja kaitsetööstusmessid ka tegelikult on, üks on DSEI, mis on Londonis ja Eurosatory, mis on Prantsusmaal, Pariisis. Et mis seda kaitsetööstust puudutab, siis ega meil täna seal tohutult palju pakkuda ei ole, et selliseid pilte nagu Heiki siin näitas, et meil veel ei ole, aga on juba huvitavaid nii IT ja elektroonika lahendusi kui droone ja ka lihtsamate asjade nagu saabaste ja vormide, mida ka kaitsetööstus siiski vajab. Aga ma tahtsin öelda, et seesama kaitsetööstus ma täiesti jõudlikult sattusin kokku ja kõik järgmine, kes oli leidnud Londoni messid vesimentori ja nendega lepingulisse suhtusse näeb, nii et vesimentor oli päris ilusa diiliselt saanud. Vesimentor teeb plastikust erinevaid tooteid. Aga mis nende messide puhul on muidugi mida tuleb silmas pidada, on see, et need ei ole nagu konkreetse turumessid tegelikult. Kui mööblimess on Saksamaal, siis ei tähenda, et me ainult nagu ettevõtteid Saksamaal ainult. Et tegelikult nendele rahvusvahelistele suurtele messidele tulevad ju ostjad üle Euroopa või vahest üle maailma. Et Mobile World Congressi puhul on see konkreetselt üle maailma messe. Et sealt saab leida kliente nii Lõuna-Aafrikasse kui Ameerikasse ja Austraaliasse ja lähematest riikidest rääkimata. Selles mõttes on nad siuksed päris, võivad väga huvitavaid tulemusi tuua. Ja räägin natuke oma lapsukesest ka, ekspordi nõustamise teenustest, et Heiki mainis seda kontaktiotsingu teenust, siis on tegelikult andmebaasi otsing ja seda me saame pakkuda päris mitmetes riikides, et me oleme sisse astunud mõned andmebaasid ja kui ettevõtted ütlevad, nad tahavad näiteks Poolas leida endale partnerit ja nendel Poolas kontorit ega inimesi ei ole, aga siis me saame vähemalt nii palju aidata, et kui te ütlete meile selle valdkonna, millega tegelete, näiteks seal mööblipoode leida Poolas, siis saame sealt välja võtta kõik mööblipoed, kelle me nendest andmebaasidest leiame ja saate siis juba ise hakata tööle selle longlistiga ja helistada läbi, kontakteeruda ja proovida leida siis õigeid kliente ja partnereid seal. Et selline lihtne, aga vajalik asi, et saada nii-öelda mingi ots lahti, et kust asja arutama hakata. Siis on esmane nõustamine, mis on see, mida meie ekspordinõunikud teevad välisriikides, kui te
olete jõudnud arusaamiseni, et võiks proovida näiteks, võtame tänase näite, Suurbritanniasse minna, aga ei ole kindel, kas peaks nüüd täie rauaga peale lendama või peaksin kas mul on ikka see õige asi, pole kindel, siis või tahate natuke rohkem infot saada, siis ekspordinõuniku Heiki poole pöördudes saate teada, kust infot juurde otsida, mis aspektid seal turule minnes teie tootega tuleb silmas pidada ja nii edasi, et saab sellise esmase väikse know-how, kuidas siis asjale võiks läheneda. Ja kui te ikkagi leiate, et see on hea mõte edasi minna, teie tootel võiks olla potentsiaali, siis me soovitame edasi liikuda ekspordipartneri otsinguteenusega. Ja selle puhul me juba teeme süvitsi teiega koostööd, et siis leida teile sobiv ekspordipartner vastaval turul. See võib olla siis kas mõni agent, võib olla edasimüüja, distribuutor, lõppklient, mis iganes, et selles mõttes ei ole see, ütleme, iga valdkonna spetsiifikast sõltuvalt võiks olla erinev ja koos siis defineeritakse, mis see ideaalne partner võiks olla, mis parameetrid talle peaks vastama, kas ta võiks olla turuliider või võiks ta olla keskmise suurusega või peaks tal muud omadused olema. Ja siis selle põhjal saab ekspordinõunik hakata juba turgu sondeerima seal ja otsima neid partnereid. Tavaliselt toimub siis nii, et tehakse see nii nimetatud long list või pikk nimekiri nendest, kes vastavad kriteeriumitele ja hakatakse siis kvalifitseerima ehk siis kontakteeruma, et teada saada, kas ettevõte on Eesti firmaga koostööst huvitatud. Mis võib olla päris piinarikas või see on tegelikult väga raske töö, et jõuda nende jahkideni ja jõuda nende kohtumisteni. Selle teenuse raames me siis ka lepime kokku kohtumised ja kui võimalik, siis oleme ise ka sellel esmakohtumisel juures. Et suurtes riikides on see keeruline, et me ei saa võib-olla Saksamaal, Lõuna-Saksamaalt minna Põhja-Saksamaale kaasa ettevõtteid kohtuma, aga kui see on mõistlikult kiires, siis saab seda teha, et olla toeks ettevõttele, aidata teda natukene seal interpreteerida seda, mida siis partner ütleb, et riikide puhul ütleb how interesting, siis enamus teab, et see tegelikult tähendab, et see tegelikult ei ole väga huvitav. Et aidata selliste natukene seda tõlgendada, mis partner siis ka räägib seal. Et ja see teenus on väikse tasu eest 500 € plus käibemaks. Et miks see tasu seal on sellepärast, et saada natukene ettevõtte, me nimetame seda, inglise keeles nimetatakse seda commitment fees, ehk siis filtreerida välja need, kes ei ole huvitatud ja need, kes on huvitatud, saaksid siis meie nõuniku aega osta. Et kui me peaksime kõigi ettevõtetega tegelema, kelle osas me ei ole päris kindlad, kas nad ikkagi tahavad või ei taha, okei, tee ära, vaatame, mis tuleb. Et siis me kasutame oma väga sükest vähest ressurssi, mis meil on, igal turul üks inimene on äärmiselt vähe, siis sellepärast, et oleks ainult need teised võetavad firmad, siis on seal teenustasud paigas. Et kui nüüd võrdluseks tuua, siis eraturult te peate selle summa korrutama umbes 10-ga. Nii. Kus me siis kohal oleme, täna oleme
oleme 9 turul, see on siis põhiliselt Eesti eksporditurud, pluss siis Hiina ja miinus Venemaa. Et oleme Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Põhjamaad siis, Suurbritannia, Saksamaal ja 1. oktoobrist ka alustasime Prantsusmaal Kristiina Kalda, kes tõuseb korra püsti levitada inimestele. Et siis oleme nüüd ka Prantsusmaal olemas ja saame ettevõtteid aidata siis ka Prantsuse turule. See on üks valge tähke ka, see on Hollandi peal. Hollandis alustame 1. detsembrist, inimene on olemas ja tema katab siis ka Belgia ja Luksemburgi turgu. See on kiirelt. Aga see on seal Välisministeeriumis ja Seatoris on Välisministeeriumi kaudu või EAS-i kaudu? Jaapanis on, ma võib-olla peaks siinkohal selgitama, et meil on 3 tüüpi välisesindajad tegelikult. Mina räägin siin ekspordinõunikest, kes siis aitavad Eesti ettevõtteid välisturgudele. Siis on ka välisinvesteeringute nõunikud, kelle ülesanne on see, et aidata siis leida välisinvestoreid, kes sooviksid oma ettevõtmise Eestisse tuua. Ja siis on ka mõned veel üksikud on, kes siis tegelevad turismiga ja kelle ülesandeks on see, et tuua, et rohkem turiste Eestisse jõuaks. Aga ütleme laias laastus me oleme ikkagi nagu hoidnud seda valdkonna piiri seal, et enamasti on väga suured turud, et ütleme see vaene nõunik, kui ta peaks kõigi 3 valdkonnaga tegelema, ta lihtsalt reviks ennast lõhki ja jõuaks lõppkokkuvõttes minegiga tegelema. Et see on see põhjus, miks me oleme nagu hoidnud need valdkonnad eraldi. Vot, siis jah, ja võib-olla ütleksin Hiina kohta ka veel, et Hiinas me oleme alustasin ka nüüd sellest sügisest, seal on väike erand, on poole kohaga investeeringute nõunik ja poole kohaga ekspordinõunik. Et sisseelamisperioodi jaoks lahendus hetkel, aga tema käest saab ka nii-öelda nõu, kuidas Hiina poole minna. Nii. Ja siis ma räägiks korra veel ka sellest, kuidas me nagu geograafiliselt üldse plaanime seda kaetust maailmas korraldada. Et kui me siin võtame UK Trade and Investmenti, siis nendel on esindused 100 riigis näiteks meie 9 vastu. Ja meie ekspordi investeeringute peale kokku Eestis on kuskil 40 inimest, neil on 1200. Päris suur vahe. Aga samas teistpidi ka meil ei ole mõtet olla 100 turul kohal, kui võib-olla ütleme, mõnda riiki ei tule ühtegi päringut, ekspordipäringut aastas. Ja sellepärast ongi meil see nii-öelda 3-kihiline lähenemine välja töötatud, et need, mis on Eesti põhilised eksporditurud siin lähikonnas, mis ma just näitasin, katta ära oma kontoritega, kus me siis pakume kõiki teenuseid ja oleme ise aktiivselt siis neid turge toetamas, et Eesti ettevõtetesse kohaliseks minna. Kuid see järgmine ring assotsieerunud partnerid tähendab seda, et meil on ka terve ports mingisuguseid turge, kus oleks huvi, aga seda ei ole piisavalt, et hoida oma inimest kohal. Oma inimese hoidmine välisturul on üsna kallis lõbu. Kontorikulud, palgakulud, mis on üldjuhul lääne pool väga palju suuremad kui Eestis. Muud seal tegevuskulud ja nii edasi, reisikulud ja kõik muu teeb kokku päris korrektu summa. Aga selle teise ringi plaan on see, et võtta järgmises 10 turul endale nii-öelda koostööpartner, mõni konsultatsioonifirma, kes siis aitaks Eesti ettevõtetel leida ekspordipartnereid siis nendel turgudel. Ja
ettevõtte jaoks suurt midagi muud ei muutu, ainult ekspordipartneri otsinguteenus, aga seda teeb lihtsalt nii-öelda meie poolt nomineeritud partner. Ja ütleme, seal on sellised riigid plaanis nagu Hispaania, Itaalia, Poola, kuhu võiks huvi olla, aga meie siis omalt poolt saame ikkagi nagu ettevõtteid teenindada ja aidata sinna turule, kuigi see mass võib-olla ei ole nii suur kui Soome või Rootsi. Kui me need kaks kokku arutame, siis on meil seal kuskil 20 riiki kaetud ja teatavasti maailmas on üle 200 riigi, et siis jääb sinna kuskil veel 200 riiki katmata. Et selle jaoks on meil plaanis välja töötada, tegelikult on juba välja töötamisel võrgustik inimestest, kes siis saavad aidata Eesti ettevõtteid. Teha seda siis vabatahtlikkuse alusel, tasuta, et ettevõtetel oleks nii-öelda oma mees Havannas, kellel helistada, kuule Jose Argentiinas, et kas minu laual on seal turgu, mis sa arvad, kas oskad mulle öelda, kus ma saaks infot, kas mul on mõni tuttav, kes on mööbli businessi. Ja Jose saab siis teda natukene aidata ja öelda, mis ta sellest mõtleb, võib-olla, et põhjamaine disain siin Argentiinas ei ole mingi tegija, et tuleb kõik ainult tiigis teha. Või nii edasi, et või siis öelda, et ta ei tea midagi, aga näed, et mul on siin sõber Carlos, kes teab kõike, eks ole. Et oleks siuke nii-öelda võrgustik, kus saaks siis ka jällegi natukene abi ja edasi liikuda neid kaugemaid turge siis ka vallutada ja meie oleks need inimesed olemas, kellega saate siis ühendust võtta. Selle aluseks on ka paljuski, saab olema paljuski meie poolt, Välisministeeriumi poolt panustatakse siis aukonsulite võrgustikuga, kellest paljud on äritaustaga ja ka siis valmis Eesti ettevõtteid aitama. Selline see nii-öelda see geograafiline lähenemine, kuidas me plaanime ettevõtteid siis aidata. Aga ma rohkem ei räägikski. Loodan, et kui see raske eksporditee on tehtud, saad peavad ristivanna kõrre suhu ja nautida oma töö vilju. Ja meie teeme oma poolt, et aidata teid nii palju, kui saame ja nii palju oskame. Aitäh! Aga saate võrdlustamise ajal siis võtta nõudist kinni. Aitäh! Ja nüüd liiguks edasi praktilise kogemusega siis ettevõtjate poole.